Palun õpeta mõnda harjutust istmiku närvi jaoks, mis läheb jalga, kui jalg muutub tuimaks ja suriseb. Selles videos näitan sulle, kuidas kodus istmiku närvi eest hoolitseda, kasutades lihtsaid harjutusi. See video võib aidata kõiki, eriti kui sul on istmiku närv põletikuline, ärritunud, pitsitatud või kui sul on nimmestiski hernia. Ja mis kõige parem, sa näed, et nende harjutuste tegemiseks ja närvide tervise parandamiseks ei pea olema noor, sale ega väga paindlik. Istmiku närv tekitab palju probleeme, sest see on keha suurim närv, see on jäme närv. See on umbes 2 sõrme laiune ja ulatub üle kogu jala. Harjutused, mida me siin teeme, aitavad vabastada peamisi punkte, mis suruvad, ärritavad ja isegi põletavad istmiku närvi. Tegelikult pole ma kunagi aru saanud, miks inimesed mõtlevad ainult lülisamba ja piriformise peale, kui istmiku närvi probleem võib olla ükskõik kus jalas. Igatahes alustame ülevalt alla. Esimene kompressioonipunkt ongi lülisambas endas. See on foramen, see väike auk, kust istmiku närvi juured läbi lähevad. Sa heidad kõhuli. Oluline on jätta jalad voodi, diivani või selle koha servane, kus sa parasjagu oled. Pane käed õlgade joonele, need võivad olla laiemalt või kitsamalt. Lõdvesta selg, ma ei taha, et sa paneksid jõudu selga ainult kätele. Siruta käed aeglaselt, vaata kui kaugele sa saad minna ilma pingutamata, ilma valu tundmata. Ja tule tagasi. Ilma kiirustamata. Paljud inimesed tunnevad, et selgroo lõpp on kinni, nagu oleks see üks ainus plokk, nagu oleks see üks tervik. Üks osa, mis liigub vähe. Ja just sealt saabki alguse istmiku närv. L4, L5 ja ristluust. Sa teed seda 10 korda ilma kiirustamata. Nende 10 liigutuse jooksul on see just, kui me vabastaksime, avaksime, määriksime selgroo lõppu. Sa teed seda 10 korda, siis puhkad ja kordad seda seeriat 3 korda. Kokku on 3 seeriat, iga ühes 10 liigutust. Sa näed, et kui lõpetad, on sul justkui uus alaselg. See on hea alaselja valu vastu. Teine istmiku närvi pitsumispunkt on piriformis lihas. Aga rahu, me teeme selle lihase vabastamise ilma valuta. Ma tean inimesi, kes on nendest sügavatest massaažidest lausa traumeeritud, kus vahel kasutati isegi küünarnukki ja mis ei aidanud üldse, vaid tegid meid ainult valusamaks. Meie teeme õrna venitust ja siis piriformis lõdestub järjest rohkem, samm-sammult, väga mugavalt. Sa seisad tooli kõrval, panes selle poole jalg, mille piriformis lihas tahad vabastada, toolile toetuma. Aeglaselt pöörad end teisele poole. Pööra ülakeha, kuni tunned siin tuhara piirkonnas mõnusat venitust. Tunne venitust, nagu sirutaksid end. Peatu siin. Pane käsi põrve välisküljele ja ilma ülakeha tagasi laskmata, hoides seda asendit, avaldad sa veidi jõudu, surudes põlve vastu kätt, just kui tahaksid põlve eemale lükata. Sa tunned, kuidas need lihased siin ärkavad. Kui tunned mingit ebamugavust, kasuta vähem jõudu, eks. Me loeme 5. Ja lõdvestu, proovi lõõgastuda nii palju kui saad, eriti just selles piirkonnas. Veel kord. Pane jõudu, suru põlv vastu kätt. Tunneta, kuidas siin tuharalihased ja tagumik ärkavad. Ja lõdvestu. Kui venitustunne kadus, keera end lihtsalt veidi rohkem, kuni venitus tagasi tuleb. Ja korda, avalda jõudu. 5. Ja lõdvestu. Sa teed seda 5 korda kummav jalaga. Siin lisaks valu vähenemisele, tuimuse ja surina vähenemisele, tunned sa soojust, mis liigub mööda jalga alla. Ja see ongi vereringe paranemine, mis kaasneb sügavate lihaste lõdvestumisega. Keera üks retekivi. Peaaegu 10 aastat siin YouTube'is ja see on esimene kord, kui ma seda liigutust õpetan. Ja ma garanteerin, et sa pole seda harjutust kunagi kusagil näinud, ei internetis ega ka väljaspool seda. Me teeme seda, et vabastame kõik istmiku närvi kokkusurumise punktid põlves ja hüppeliigeses samaaegselt. Istmiku närv jaguneb siin reie taga põlve lähedal 2. Üks haru läbib pindluu pea lähedalt. See on see luu jala välisküljel. See on väga oluline piirkond istmiku närvi jaoks.
siin pahklu juures ma arvan, et teiselt poolt on sul parem näha. Siin pahklu juures lähevad istmiku närvi 2 haru. Üks läheb pahklu tagant, kanna lähedalt ja teine läheb eestpoolt, vaata. Pahklu eest ja tagant. Kõigi nende punktide samaaegseks vabastamiseks tuleb istuda nii, et jalg toetub korralikult põrandale. Kui istud tooli serval on veel parem. Sa keskendud liigutusele, pöörates tähelepanu väikesele varbale. Vaata nüüd. Tõsta väikest varvast nii kõrgele maast kui saad ja seejärel suru väikest varvast nii tugevalt vastu maad kui saad. Sa näed, et pahklu liigub, aga sinu fookus on väiksel varbal. Sa teed seda liigutust rahulikult, nii palju kui suudad, nii suure liigutusega kui võimalik, 30 sekundit kuni 1 minut. See aitab liikuvust parandada, määrib liigeseid ja vabastab kõik need punktid, kust istmiku närv läbi läheb. Pindlu pea, siin üleval ja 2 punkti pahkluu juures, ees ja taga. Seda teed iga jalaga 30 sekundit kuni 1 minut. Nii sai veel parem. Neid 3 harjutust, mida me praegu tegime, istmiku närvi kulgemisteel olevate punktide vabastamiseks võid teha 2 või 3 korda nädalas. Võid teha isegi ainult selle jalaga, kus tunned valu, kuigi kõige parem oleks teha mõlema jalaga. Nüüd järgmine harjutus parandab kogu istmiku närvi tööd, parandab kogu närvi tervist algusest lõpuni. Seega on oluline seda harjutust teha iga päev, eriti seni, kuni istmiku närv pole veel 100% korras. See on närvi mobilisatsiooni tehnika. See on tehnika, mis aitab vabastada adhesioone, mida oleme elu jooksul kogunud. Selle tehniline nimetus on neurodünaamika parandamine. Sa otsid koha seina lähedal, heidad pikali, see võib olla diivan, voodi või põrand. Ma näitan kõige tõhusamat viisi, mida ma tean, istmiku närvi mobiliseerimiseks. Seega, pane tähele detaile, eks? See tehnika on natuke erinev teistest, mida sa siin kanalil oled näinud. Esimene samm on heita pikali seina lähedale. Teine samm, hoia pea kõrgemal. Võid kasutada patja, 2 patja või seda kiilukujulist patja, eks seda 3-nurkset patja. Oluline on, et pea oleks kõrgemal. Jalad kõverdatud, 1 jalg. Sa sirutad selle välja ja toetad kanna vastu seina. Kas jalga on näha? On küll. Tõmba labajalg enda poole. Vaata, tee seda liigutust. Vaata, mida sa tunned jala tagaosas. Kui sa tundsid, et valutas, tõmbas liiga palju või teeb haiget, siis oled sa liiga seina lähedal. Sel juhul liigud eemale. Kui sina, nagu mina praegu, ei tundnud midagi, mingit venitust, siis oled sa liiga kaugel. Seega liigume seinale lähemale. Toeta kand maha, põll sirgeks ja tõmba jalga. Nüüd tunned venitust. Selles valutult venitavas asendis tee see liigutus jalaga. Siruta jalalaba, painuta, siruta, kõverda. Siruta, muhe jaug. Tee seda aeglaselt, ilma kiirustamata, 60 korda peatudes alati, kui tunned väsimust või kui istmiku närv annab tunda. Hakkab valutama, hakkab tundma tuimust, surinat. Lased jala alla, ootad kuni väsimus, valu, tuimus ja surin mööduvad, siis tuled tagasi ja lõpetad 60 liigutust. 60 korda kummagi jalaga. Tahad veelgi paremat tulemust? On lihas, mis pingesse minnes matkib istmiku närvi valu. Ma näitan, kuidas seda lihast lihtsalt parandada selles videos siin. Klõpsa lihtsalt siia ekraanile. Ja kui ma saan sind täna aidata, siis tänutäheks jaga seda videot kellegagi, kellel on istmiku närvi probleemid, jalas tuimus, surin või nimmelülissong. See on kõik, mida ma palun. Aita sellel videol jõuda nendeni, kes seda vajavad. Mina lõpetan praegu, suur kallistus ja järgmise korrani.